Nii et Joe, milles see kohtuasja tegelikult seisneb? No see on nagu Messi ja Ronaldo vastasseis Silicon Valley's, Elon Musk versus Sam Altman. See on kestnud juba väga-väga kaua. Põhimõtteliselt peame minema tagasi aastasse 2015, kui OpenAI asutati. Selle asutasid Greg Brockman, Sam Altman ja rahalist toetust pakkus Elon Musk. Algne plaan oli, et Elon Musk oleks selle rahastaja. Tema oleks rahakott, samal ajal kui Sam Altman oleks see, kes asja veab ja esindab. Tema ja Brockman aitaksid samuti kulisside taga toimuva poolega. Paari aasta jooksul ütles Elon Musk, et ta ei nõustu suunaga, kuhu nad liikumas on. Ta pakkus välja, et kas ostab selle välja või liidab selle Teslaga. Altman ei olnud nõus, Elon Musk lahkus. Mõni aasta hiljem lõi ta oma enda tehisintellekti ettevõtte xAI, mis on muidugi kõige kuulsam Groki poolest. Nüüd, aasta hiljem, esitas ta hagi, väites, et Sam Altman on läinud vastuollu OpenAI algsete eesmärkidega, milleks oli olla mittetulundusühing, mis edendab inimkonda tehisintellekti kaudu. Nüüd selle asja ajastus ongi põhjus, miks see tagasi lükati. See oli ühehäälne otsus, see jäi aegumistähtajast välja. Ja asjaolu, et ta tegi seda kohe pärast oma enda tehisintellekti ettevõtte asutamist, millel oli väga tugev rahaline tugi, tekitas paar kahtlust. See viitas sellele, et ta ei teinud seda sellepärast, et ta sellesse uskus. Ta lihtsalt tahtis vastast takistada võib-olla kõige suuremat vastast tehisintellekti valdkonnas. Ja ta kasutas oma isiklikku sidet Sam Altmaniga, et proovida seda tema vastu pöörata. Ja sellepärast see ei õnnestunudki. Sellepärast võttis ta nii kaua aega, et see vandel välja tuua. Ta nimetas Sam Altmani valetajaks. See mõjutas Altmani mainet veidi, kuid ma arvan, et suurema löögi sai Musk. See jättis temast kättemaksuhimulise, väiklase ja inimesena mulje, kes on valmis konkurendi ettevõtte lihtsalt oma ahnuse nimel põhja laskma. Ja, siis see kõlab rohkem isikliku kui ärilise rivaalitsemisena. Mida sina arvad? Kui oluline see otsus OpenAI ja Sam Altmani jaoks on? See kahjustab tema äri. See ei kahjusta tema äri üldse. Nad lihtsalt liiguvad edasi. Ja pole vahet, mis selle tulemus on, sest ka Musk kavatseb nüüd edasi kaevata. Jah, Musk kavatseb edasi kaevata, kas sellest midagi välja tuleb, on ebatõenäoline. Ta üritas neid kohtusse kaevata $134 miljardi eest. See oleks sisuliselt OpenAI pankrotti viinud. Mis? Kui palju? Kui palju? $134 miljardit. Miljardit suure M-iga. Jaa, tal on seda vaja, olgem ausad, tal on seda raha vaja. Jah. Ja, kui Elon Muskil üldse midagi vaja on, siis on see veel $134 miljardit. Tegelikult olgem ausad ja kuulake, tuleb Elon Muskil au anda. Ta ütles, et tahab, et see raha läheks heategevuseks, mitte endale. Jah, aga mis tüüpi heategevus siis? Võib-olla Tesla, ma ei tea. Aga sisuliselt annab see OpenAI'le rohelise tule jätkata seda teed, mida nad on valinud. Nad plaanivad teha huvitava ärimudeli, kus nad tegutsevad mittetulundusühingu katuse all, aga äri ise on kasumile suunatud. Sisuliselt on see nagu kaks kihti. Ülemises pooles on see, mida Sam Altman teeb. Tema on otsustaja ja see pool toimib mittetulundusühinguna. Aga selleks, et olla rahaliselt elujõuline, eriti kiiresti kasvavatel ja väga konkurentsitihedatel tehisintellekti turgudel on vaja konkurentsi. On vaja, et sinna tuleks raha sisse. Sa pead leidma viise, kuidas teistest suuremaks saada. Sa pead laiendama oma andmekeskusi ja just seda ta tahabki teha. Ja see võimaldabki tal seda taotleda. Ta jätkab siiski, vähemalt tema enda arvates. Elon Musk oleks sellega küll eriarvamusel, aga Sam Altmani meelest jätkab ta tehisintellekti arendamist inimkonna hüvanguks, kuid juhib äri nii, et see tooks talle ka kasumit. Kui ma õigesti aru saan, äri kohta? Mitte enda jaoks. See ongi oluline punkt. Okei, nii et mittetulundusühing on tegelikult tema ise. Mittetulundusühing on kahekihiline äri. Nagu ma ütlesin, tipus on ainult tema, kes teeb otsuseid mittetulundusliku eesmärgi nimel. Aga äri ei toimi nagu mittetulundusühing. Ta ütleb, et see ei hakka kasumit teenima. Tal ei ole mingit kavatsust OpenAI'd müüa. Ta tahab sellest ikkagi teha mingisuguse suure läbimurde, mis edendab tulevikus inimkonna tootlikkust, aga ta ei taha sellest sentigi võtta. Aga arvestades, kuidas tehisintellekti turg areneb, peab sellele veel veidi lisajõudu andma, et olla kindel, et suudab kasvada kiiremini kui näiteks Microsoft või xAI ise. Aga kas ta ei saanud sellest ka reigelt rikkaks? Kes on Sam Altman? Joe. Ja
kui ta müüks OpenAI maha, siis jah, ta võiks saada multimiljardäriks. Kui sa vaatad näiteks Elon Muski varandust, mis on triljon või mis iganes see tänapäeval on, ma pole Forbesit hiljuti vaadanud, see põhineb sellel, kas ta müüks kõik oma ettevõtted maha. Tal ei ole seda raha likviidsetes varades. Sam Altmanil ei ole sellist summat likviidsetes varades. Muidugi, kui ta tahaks selle maha müüa, siis jah, ta teeniks miljardeid. Võib-olla tulevikus ta tahabki selle maha müüa. On olnud kaebusi tema käitumise kohta ja selle kohta, millist on tema eesmärgid OpenAI jaoks. Sellepärast eemaldatigi ta 2023 aastal oma ametikohalt. Ta taastati ametisse alles pärast töötajate tugevat vastuseisu. Nii et tulevikus võib-olla ta tahab oma äri maha müüa. Võib-olla tahab ta kasumit teenida. Aga hetkel ütleb ta vande all, et see ei ole see, mida ta tahab. Ta soovib arendada OpenAI'd inimkonna hüvanguks ja see on see, mida ta tahab alguses teha. See on see, mida ta ütleb, et ta tahab jätkuvalt teha. Elon Musk ei nõustu, kuid kohus otsustas Altmani kasuks, mitte tema argumentide tõttu, vaid tehnilise nüansi pärast. Elon Muskil läks kaebuse esitamisega liiga kaua aega. Ja Musk kaebab edasi, nii et võib-olla jääb ta ikkagi üle $100 miljardi miinusesse. Vaatame, kuidas läheb, kes teab. Kes teab, see saab olema väga-väga suur rahaline löök Elon Muskile. Ma arvan ka, väga suur. Soovime talle edu. Aitäh, Joe! Soovime sulle pikka iga ja kõike head, jah.